Kas puutud töös kokku inimestega, kes on minevikus, hiljuti või pikaajaliselt kogenud mõnd kahjustavat sündmust? Olgu selleks õnnetus, vägivallajuhtum, sõda või midagi muud, võib psühholoogiline trauma mõjutada inimese toimetulekut veel pikalt pärast vahetu ohu möödumist. Ja ma arvan, et see lause on jäänud mind kummitama nagu kõik need aastad. Et see võib olla erinev, mida me üsna palju näeme, on ennast kahjustav käitumine. Aga siis ma tundsingi ennast jälle süüdi, siis lõigi kõik see mingi üle pea kokku ja siis näo oli kuskil kuristiku põhjas ja siis mõtlesid, et nagu, kes mind siis aitab. Arvatakse, et see tuleneb kultuurist, eks, kuigi tegelikult inimesel on trauma. Õnneks saavad kõik, kes traumat kogenud inimestega ükskõik millisel viisil kokku puutuvad, neid taastumise teekonnal edasi aidata. Kaitstud pole paraku ka abistajad ise. Kui näed traumeerivaid sündmusi oma töös vahetult või puutud nendega kokku läbi lugude, fotode või muu materjali, kaasneb sellega kõrgendatud risk kaastunde väsimuseks. Ka selle vältimiseks ja leevendamiseks on palju võimalusi, millest siinses e-kursuses lähemalt loed ja kuuledki. Siin õpitut saad kasutada, et mõelda läbi omapoolsed kokkupuuted traumat kogenud inimestega nii töös kui ka isiklikus elus. Virtuaalsel õpiteekonnal tutvud traumat arvestava praktika ABC-ga ehk eeldustega, mis aitavad traumateadlikku tuge pakkuda. Kohtud kursuse käigus valdkonna ekspertide, abistajate ja traumat kogenud inimestega. Materjalide hulka kuulub töövihik, mis aitab traumateadliku lähenemise põhimõtted oma töösse lülitada. Nii saad toetada iseenda, kolleegide ja traumast mõjutatud inimeste heaolu. Registreeri end kursusel osalejaks siinsamas videol oleval lingil ja kohtume juba õige pea.